Tere taas, tere tulemast Portugali. Oleme jätkuvalt siis São Miguel saarel. Kohe mõne hetke pärast lähme siis vaalavaatlustuurile. Et meil on nüüd mõned päevad on veel siin saarel puhkust jäänud. Täna tuleb kindlasti väga põnev päev, sest kõigepealt teeme 3-tunnise vaalavaatlustuuri ja siis peale seda lähme ühele ägedale saarele. Täna on vaja siis koroonatesti ka teha. Täna on reede, pühapäeval läheb lend, et siis peame käima korra lennujaamast läbi tegema testi ära. Loeti siis sõnad peale, et mask peab olema terve sõidu siis näo ees 3 tundi, mis on päris tüütu, eriti kui sul on prillid ees. I've got some feelings that I've kept inside. Tell me your reasons for leaving me behind. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you and me collide. I would keep swimming right across the sea. Won't stop dreaming of what we could be. Vaalavaatlustuur sai läbi. Nägime 2 erinevat liiki delfiine ja 2 emast kaselotti. Kaselott ehk siis võidisvaala. Ei, päris äge oli. Need kaselotid siis on suurimad hammasvaalad ja emane kaalub umbes 25 tonni ja on niuke 14 meetri pikkune. Isased on natuke suuremad ja nende aju on maailma kõige suurim aju on neil. Umbes 5 korda suurem kui inimestel. Päris huvitav. I used to be ashamed, alone and just afraid, in misery. But I'll leave it all behind. I've got a brand new mind when you're with me. Tulime siis seda linna natuke avastama. Ehk siis Ponta Delgadas. Jalutame natuke ringi. Jalutuskäik tehtud ja nüüd koju magama. Tere hommikust! See järv siin taga on Fogo järv ja see on siis selles saare suurim järv ja seal ei tohi ujuda, et seda loodusilu siis säilitada. Siit ülevalt on päris hea vaade siia järvele. Nüüd hästi mõnus mägine värk-särki ja nüüd me siis lähme jalutame sinna alla. Hetkel kõnnime siis mäe tippu, siit on megavaade. Taustal on näha, pilved on meist madalamad ja siin taga on siis Ponta Delgada ehk siis suurim linn siin saarel. Vasakut kätt näete seda Fogo järve. Vaatame siin tipus ära need vaated ja siis saame lõpuks minna sinna Sõrmuse saarele loodetavasti. Ja siis on vaja kella 3 tagasi jõuda linna, et koroonatesti teha. Tuli välja, et sinna saarel ei lastagi praegu, et see avatakse alles 15 juuni. Aga lendame siis drooniga vähemalt sinna. Siis saab näha, kui lahe see saar tegelikult välja näeb. Kaldalt näeb siis siuke välja see saar. Proovisin siis drooniga lennata sinna lähedale. Aga siit tundub, et ei ole väga kaugel, aga tegelikult on ikkagi niuke pea 900 meetrit. Ja no droonil signaal kadus ära seal, et põhimõtteliselt jõudsin sinna, siis ta
Roon tahtis koju tulla kogu aeg. Ühe ilusa kaadri vist sain. Tulime siis siia ükssesse väiksesse rannakesse. Saime oma rannasid põhimõtteliselt. Ootame, et me saaks testi minna tegema. Tundub, et mingi paverid, mis nad pidid siia saatma, ma ei tea kust, et neid pole saadetud. Üleüldse meil selle testimisega on veits lappes olnud asjad. Mõtlesime, et eile lähme siis lennujaama, et seal saab ilusti testid ära teha ja kõik on korras. Kuna kui me siia tulime, siis seal tegime ka testi, siis läksimegi siis lennujaama ja tuli välja, et seal saab ainult teha testi, kui me lähme teisele saarele, ehk siis me ei lahku siit riigist. Nad andsid mingi koha, kus me siis saaks testi teha, siis me läksime sinna. Siis käisime veel kodust läbi ja tõime passi. Ja me muidugi mõtlesime, et me lähme sinna, saame kohe oma testi ära teha ja see on korras. Aga ei, muidugi mitte. Siis me saime alles ajakirja panna tänaseks siis. Ja passi muidugi vaja ei olnud, ehk siis tund aega tühja sõita edasi-tagasi. Ja nüüd oleme siin. Siin ühe testi hinnaks on siis 90 €. Suht tülikas ja kulukas on see koroona ajal reisimine. Lõpuks saime siis testid tehtud. Aga nüüd lähme vaatame, kas me leiame midagi süüa. Viimane päikseloojang siin saarel kahjuks. Homme saabki meie reis siin läbi. Hommikul veel lähme sinna park, kus on need kuumaveebasseinid. Ja siis juba lõunal lähebki lend tagasi koju. Tore, niuke aktiivne puhkus jälle, nagu meile meeldib. Et tavaliselt, kui me kuskil lähme, siis meil on vaja nagu kõik kohad läbi näha, et võtta nagu viimast. Paar päeva ja puudukka. Jah, mõned kohad jäid veel külastamata. Kokkuvõttes oli täitsa mõnna. Tere hommikust! Tegime veel viimase jalutuskäigu siin rannas. Nüüd lähme sinna parki, kuhu me eile ei hakanud pressima. Ja siis juba lähme lennujaama ja koju. 20 minutit siis, kuni need väravad seal avatakse. Päris pikk järjekord on siin. Lähen vaatan korra. Nagu nüüd oleme kõige populaarsemas pargis, kus on kõige rohkem rahvast alati. Siin tohib olla ainult 2 tundi. Ja park õnneks väga suur ei ole, 20 minutiga näeb kõik ära. Ujuma me ei tohi minna, sest et me ostsime selle ainult külastuse selle pileti. Muidu siin on 3 soojaveebasseini, siis on 1 kosega bassein. Põhimõtteliselt lihtsalt meil ei ole aega, et nendes basseinides käia. Jookseme kiirelt läbi ja siis lähme linna. Nonii, 20 minti ja park on läbi käidud. Kui natuke rohkem aeg oleks, siis võiks lebotada küll seal nendes kuumades basseinides. Aga jah, nüüd viime auto ära ja lähme lennuki peale. Jõudsime lennujaama. Siit lendame Saksamaale
umbes 5 tundi ja sealt edasi Tallinnasse umbes 2 tundi. Vot siuke oligi meie reis. Kui video meeldis, pane like, pane subscribe ja näeme järgmises videos. Ciao!